ta on särav meediaprintsess, kaunitar, loomaarmastaja. Te mõtlete, kes see on? See on Kertu Jukum, portaalide Elu24 ja Le Monde värske juht. Kertu, hiljuti tuli välja üks uuring ja arvati Eestis, et meedial on suurem võim muuta asju kui valitsusel. Ja ma mõtlen, et kuidas sa oled tunnetanud seda meediavõimu oma positsiooni pealt siis? Sa praegu küsid minu käest seda, kui ühel kaalukausil on Taavi Rõivas hetkeseisuga ja teisel oli ja siis ma arvan küll, et praeguse seisuga Elu24 on suurem võim kui Taavi Rõival. Meie sinuga õppisime politoloogiat ja mäletad, öeldi, et meedia on ju 4. võim. Ma arvan, et see, mida meie sinuga Tallinna Ülikoolis õppisime, on väga põnev teoreetiline baas, mille me sealt saime. Praktika paraku on natukene teine. Meedial ju tegelikult võiks olla selline inimest hariv, suunav, ühiskonda parendav roll. Mis sa arvad nendest idealismi vaadetest? Fakt on see, et meediat dikteerib täna lugeja rohkem kui kunagi varem. Et iga kord, kui keegi teist kirub teemale, et miks me küll sellest kirjutasime, siis mõtle sellele, miks sa selle peale klikkisid. Me loeme väga tihti viimastel aegadel terrorirünnakutest, mis hirmutavad kõiki üle terve maailma. Meelelahutusel on väga oluline tähtsus, et sellest kõigest tuua kas või 15 minutiks või miks mitte pooleks tunniks natukene eemale. Lugeda natuke klatsi, kõmu, vaadata ilusaid naisi. Ilusaid mehi. Ka ilusaid mehi. Mis sa näed, kuhu poole see meelelahutustrend sinu silmis praegu liigub? Mina tahaksin liikuda välismaa suunas. Mina tahaksin liikuda selles suunas, kuidas meelelahutus on käsitletud mujal maailmas. Me oleme ikka väga tagasihoidlikud. Veel rohkem teravust, veel rohkem ka uurivat ajakirjandust kollase meedia valguses. Ka pisikeses tiigis on võimalik veidi vett segada. Sa oled hästi suur loomaarmastaja, sul on kodust läbi käinud väga suur hulk loomi, kes on abi saanud sinu kaudu. Ma olen endaga sõlminud selles mõttes rahu, et kui nad on minu juures nii-öelda hajutist pelgupaika saamas, ma ravin neid ja aitan neil leida kodud, siis need uued päris kodud on 2 korda paremad kui minu hoiukodu. Aga päeva lõpuks juhtub ikka nii, et kas ma leian ta kuskilt või keegi toob mulle ukse taha või isegi töö juurde mulle ju toodud koduta loom. See on selline huvitav fenomen, mis Eesti inimestel on, et kui ma räägin neile, et vaata, kui tore kass on siin tänaval elamas, et sa oled just mõtlemas, et äkki võtad endale lemmiklooma. Miks mitte aita seda looma? Või et näiteks keegi väga tore on varjupaigas ootel, imeilus hall, mida kõik eestlased armastavad, eks? Siis ta ei lähe sinna varjupaika, sest varjupaik on kurb koht kuidagi ja tänavalt aga ei võta, sest see on ju selline koduta räpane olevus, tõenäoliselt parasiidid kõik ja võib-olla on isegi metsik loom. Mis on täielik valearvamus, seepärast varjupaigad on tänapäeval väga ilusad. Absoluutselt, sinna tasub alati jalutama minna ja kõik koduta loomaliigi esindajad, nagu kassid ja koerad on meie vastutus ja kui nad on tänaval või niinimetatud laudakassid, nagu eestlased armastavad öelda, siis me oleme juba midagi valesti teinud. Ja kes veel peab sellest vastutama kui meie ehk siis inimesed. Et mina kutsun küll üles tegema oma elus heategu iseendale, meie ühiskonnale ja ka loomadele, et kui sa ikkagi oled mõelnud, et sa võiksid kellegi võtta, siis usu mind, need tänavalt või varjupaigast on kordades tänulikumad kui see, kelle sa lähed ostad suure raha eest kusagilt. Kassivabrikust? Koeravabrikust? Absoluutselt. Ketu, kuidas see loomaarmastus on su elustiili muutnud? Mis asju sa oled hakanud märkama tänu sellele või siis võib-olla muutnud? Kui me räägime karuslooma kasvatusest, siis see on ju absoluutselt ebavajalik ja seda kindlasti ei ole vaja. Ka jahindus, eks ole, kui me räägime ökoloogilistest lõksudest, siis see on mulle absoluutselt vastuvõetamatu. Ajujaht on mulle absoluutselt vastuvõetamatu. Aga eks ma ütlen, et see lõppkokkuvõttes on selline väga isiklik küsimus, et igaüks peab ise leidma oma selle piiri. Usu mind, kui minu panter püüab kinni hiire, siis ma olen ikka kõrval nutnud küll ja saanud aru ka sellest, et ma tõesti arvan, et kassist veganit teha ei tohi, koerast veganit teha ei tohi. Mõned asjad siin on sätitud nii, kuidas mulle ei meeldi, aga mul ei ole ka õigust siia vahele sekkuda. Kertu, sa oled selline uudishimuliku loomuga ja katsetad alati kõiki asju, mis vähegi võivad tervislikud olla. Mis on selline kõige kasulikum ilunipp? Tegelikult on ju ikkagi kõige olulisem üldse, kui me räägime ilunippidest, on uni. Tahad sa või ei ja kõlab väga klisseelikult, aga 8 tundi ja inimesed on ilusamad
kui magades 3-4-5 tundi. Sulle tõesti piisab 8. Ma olen pigem niisuguse 9-10 inimene. Väga tubli ja minul on 8 ja siis ma pean hästi hoidma seda, et kogu aeg 8, siis on kõik väga hästi. Ja eks ikkagi see liikumine ka, et me liigume ikka jube vähe, kui sa mõtled, et mina ostsin esimese selle, mis on hästi populaarne, kõigil peavad olema pulsikellad, igasugused mingisugused näitajad. Palju sa siis nüüd kõndinud oled, eks? Mööda treppe jooksed seal Eesti meedias. Ma olen seda ka hakanud nüüd katsetama, vahel läheb meelest jälle ära, aga üldiselt seal on võimalus tõesti 12-ndani välja ja siis ma olen teinud niimoodi, et jooksen sinna 12-ndale välja, kus ees on koosolek. Sellepärast sul ongi tossud jalas. ja siis ma olen ähkinud sinna sisse niimoodi hilinemisega, et oodake, ma ei saa rääkida, ma jooksin jälle. Et seda peab harjutama. Esiteks juba selleks, et võhm oleks parem ja siis tuleb ka rääkimine pärast väikest trepijooksu paremini välja. Vaata on selline ütlus, et ükski mäe vallutamine ei suuda sind rahuldada, kui sa ei ole rahu enda sees leidnud. Kui sa nüüd jõuad sinna mäe tippu ja saavutad oma eesmärgi, mida sa otsid mäe tipust? Ma ütleksin valesti, kui ma ütlen, et ma otsin raskusi, aga fakt on see, et mägi on väga raske. Absoluutselt. Ja kui sa sellega toime tuled, ka viimane Kaspeki tipp näitas seda, et kui sa tuled sealt mäelt alla lõpuks, olles nädal aega pesemata ja juues sulavett, millest on sul kõht lahti järjepidevalt. Ja see on nii raske, et sa tahaksid oma enda kehast väljuda. Sa tuled sealt ära, siis järgmisel hetkel esiteks õnnetunne muidugi, mis sind kindlasti tabab, kui sa lõpuks saad valgete linade vahel magada ja sa tunned elust rõõmu jälle ja kõik see, et mida sa ei koge, kui sa ei ole ennast aeg-ajalt pannud ebamugavasse olukorda. Aga teine asi on see, kui väiksed tunduvad kõik probleemid. Sind ei morjenda vist mitte miski, et ükskõik milline mure või küsimus või probleemi oota sind ees tööl või kodus või kus iganes, see ei ole probleem. See tegelikult ei ole ka probleem, et mina arvan, et sellised raskused aitavad meil ette valmistada iseennast ja need õpetavad minu meelest õnnelikkust palju enam, et õnnelikkust just olemaks rõõmus selle üle, mis meil on, kas või mulle ei meeldi tegelikult see lörts, mis praegu sajab, aga vaatame positiivse külje pealt, väga ilus on, et on selline kergelt jõulutunne. Ja täpselt. Ja kogu aeg tuleb iseendaga. Aga ometigi tuleb sul siis järjepidevalt see soov, et aga tahaks veel ronida mäe tippu või arvad sa, et see saab nagu ükskord otsa? Kindlasti saab otsa, ega ma ju Everestil ikkagi ei lähe, kuigi ma olen Alari käest küsinud, Alar Sikov, hea sõber, et kuule, mis sa arvad? Nii, see on klassika muidugi. Tänapäeval vist saab sinna, kui sul on väga palju raha, ilma et sa oleksid üleüldse eeldustega ja minul kindlasti ei ole eeldusi Everestile või nii-öelda kõrgematele tippudele tõusmiseks, aga Ancaguale olen ma küll mõelnud, mis on 7000 ja Ladina-Ameerikas. Ma olen küll mõelnud, et võt, see oleks selline tore mägi, mis ükskord ära teha. Aga nüüd ma arvan, et selle külma ilma kiuste me lähme ja teeme ühe korraliku tervisesportlase smuuti, mis kasutab keha ja miks mitte soojendab ka hinge. Väga hea!